Tere! Täna selgitame teile, mis vahe on pehmel ja kõval väändeemomendil. Tehnilistes parameetrites peaks alati kirjas olema siis eraldi nii pehme kui ka kõva väändeemoment numbritega. Antud mudelil on see siis pehmena 17 ja kõva 34 newtonmeetrit. Kuid tegelikult igapäevaelus me tavalise kruvikeerajaga seda kõvat väändeemomenti praktiliselt ei kasuta. Toon teile sellise näite. Võtame poldi ja mutri. Keerame vabalt selle mutri kuni poldi peani ja see viimane kokkupuutemoment ongi kõva väändeemoment. Kruvikeerajaga üldjuhul tavaliselt polte ja mutrid ei keerata, kuna selle jaoks on olemas eraldi masinad, poldi mutrikeerajad. Enamasti me kasutame seda masinat kas siis puurimisel ja veelgi rohkem kruvide keeramisel. Ja üldjuhul nende toimingute puhul on alati määrav pehme väändeemoment. Kuna kruvide keeramisel või puurimisel me vajame pidevat väändeemomenti. Valides omale tööriistaks trelli, siis vaadake alati tehnilist informatsiooni. Aus oleks, kui seal oleks märgitud mõlemad väändeemomendid, ehk siis pehme ja kõva.